Toomas Pauri autorisaade. Tere, head Kaguraadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu tänaseks saatekülaliseks on Soome mees Lembit Silla. No tervist, Lembit! No tere päevast kõigile! Kas sa oled Soomes või elad Soomes? Sellega on selles mõttes pikk lugu. Käisin siin, pendeldasin siin tükk aega edasi-tagasi, aga lõpuks tuli siin naine, tuli siin pere, tuli siin kodu ja nüüd ma siin elan, kas nüüd just õnnelikku elu, aga ma elan siin üsna rahulikult ja täiesti selline tavaline maksumaksja, ei mitte midagi erilist. Ei ole rikas, ei ole vaene, selline lihtsalt, et saab hakkama. Sina oled täna esimest korda Kaguraadios ja miks ma sind siia kutsusin, sellepärast, et ma loen sinu kirjutusi Facebookis, mis on väga võimsad, väga julged, aga kuna sa oled Soomes, sellepärast ma saan aru ka, et sa oled julgem kui siin iga tavakodanik, et selle eest sulle suured tänud, et sa selliseid uhkeid ja väga häid kirjutusi kirjutad, aga räägi natukene endast, sa juba natuke ütlesid, aga räägi veel. No kust ma alustan? Ma arvan, üks kõige igavam võimalik kombinatsioon. Ma olen isa, ma olen maksumaksja, ma olen inimene, lihtsalt kellel sai üks hetk lihtsalt kopp ette. Ma ei ole poliitik, ma ei ole aktivist, minu soov ei ole olla kuskil plakatil. Ma loobusin kandideerimisest, sest ma sain aru, et kui ma lähen seda süsteemi seespidi päästma, siis ei jää minust mitte midagi järgi, et ma devalveerin absoluutselt kõik enda väärtused, nii nagu on teinud tänapäeval need marurahvuse eesseisjad. Miks ma kirjutan? Sellepärast, et ainus aus koht, kus mind ei saa vaigistada, ükski partei ega nõukogu, ma ei esinda mitte ühtegi erakonda, ma ei saa sellest palka, ma olen lihtsalt inimene, kes tahab öelda välja mida me räägime köögis, saunas, söögilaua taga, aga kõik hoiavad lihtsalt enda suu kinni, kui läheb avalikuks materdamiseks. Su kirjutused on väga julged ja võimsad ja palju sul aastad juba turjal on? No uuel aastal tuleb siia äkki 38 vist ette. Nii noor mees, sul kõik eest. Et täpselt seda nagu ei peagi nagu, ei pea arvet, aga näha on, et aeg on hakanud palju kiiremini liikuma siin viimaste aastatega, et lõpuks võiks midagi inimenegi teha. Selge. Mitte minna kaasa sellega, et oleme lihtsalt vait, maksame maksu, noogutama ja ütleme, et mitte midagi ei saa teha. Vastupidi, iga inimene saab väga palju ära teha. Piisab, kui sa hakkad juba lihtsalt mõtlema ja küsima, miks ma pean seda pornot alla neelama, mis meile tuleb igast uksest ja praost nii meie alateadusesse näkku kui ka meie arvetele igale poole. Miks me peame seda kõike kannatama? Läheme siis esimese minu küsimuse juurde, millest sa oled ka kirjutanud, on see e-hääletus, mis on täna Venezuelas. Kuulasin eile isa poega egremehi ja nemad ütlesid, et Venezuela ongi see patumaa, kes selle e-hääletusega siin meil jamab, et varsti Ameerika annab seal neile kitli peale ja siis on sealt see asi korras. No seda ma väga ei usu ja Venemaal ja meil ja ometi mina olen palju aastaid rääkinud, sa oled kirjutanud, iga aasta tuleb neid e-hääletajaid juurde, ma ei tea, kas inimesed on pea ära löönud, mis on juhtunud ja siuke mees nagu Mike Kalamus viis isegi Ameerika juhtkonnale taotluse ja selgituse e-valimiskohta. Euroopa Liit ei kõssamagi, kuigi ta ise on ka seda proovinud Saksamaal ja Soomes, kus see asi jooksis vette ehk otsad vette, et mis meie teha saame, kas üldse on midagi võimalik teha. Muidu see valitsus, kes meil siin täna on, jääbki siia nii kaua, kui nad ükskord pensioni lähevad. Nad ei lähe pensionile, lihtsalt nad paljundavad ennast, aga mida me saame selleks teha? Ennem kui me üldse midagi saaks teha, selleks me peame teadma, kust maalt see köis lohisema hakkas. Mis asi on läinud valesti, seda on vaja nii teha ja et seda kõike nagu mõista, et seda on nagu üsna raske panna nüüd kohe siin sellisesse ühte lausesse ja et inimesed kohe sellest kõigeks aru saaks, selleks on vaja teha väga palju uurimustööd kas või omal käel. Mitte sellest, mida sulle räägid, e-valimistest tegelikult oleme ausad, avalik meedia ei räägi üldse. Et siin tulebki selles mõttes ise uurida, meil on tehnika, meil on absoluutselt kõik asjad olemas, me saame uurida kogu universumit, aga kahjuks suur osa inimestest, see on nii brutaalne tõde, milleks see valimist on.
milleks need e-valimised on ja Maik Kalamus, just nimelt Maik Kalamus, mitte ainult üksi, kuigi tema on teinud tõesti suure töö ära. Me oleme loonud faktipõhise analüüsi, mis on viidud mitte ainult Ameerikasse, Poolasse, Ungarisse. Soome meedia loeb seda 30 leheküljelist raamatut, mis on koostatud hästi huvitava sellises generatsioonide poolt. See on 60, 50, 40, 30 aastaste inimeste poolt. Igaüks on suutnud sinna ikkagi lisada need punktid, miks see nii valesti on. See on nagu nii lahti tehtud. See on niivõrd lahti seletatud, et siin ei ole enam võimalik teha nägu, et äkki siis ikkagi me eksime või et me oleme lamemaalsed, ei ole enam. Aga ma saan ka aru täpselt, miks keegi ei võta seda riski enda kanda, sest me näeme, me elame kõik tegelikult terves Eestis suures osas hirmu valitsuse all, kellel on töö, kellel laenud, kellel on ametikoht, kellel on kuskil varasemalt pandud mingisse kohta vale allkiri. Kõik elavad hirmu all. Ja miks näiteks Eestist on tehtud digireklaam. Eestit müüakse maailmas kui esimest digiriiki, kus isegi valimised on internetist. Wow, see on tõesti kõva ja see on võib-olla tõesti selline suur asi. Aga me näeme täpselt, nagu sa ennem just ütlesid, et Soome ja Iirimaa, Saksamaa, kõik need riigid, kes on seda proovinud, põletanud meeletuid miljoneid ja jätnud need projektid katki, sest mis on puudu? Läbipaistvus on puudu. See on üks asi. Ja miks Euroopa Liit ei taha sekkuda siia tullakse jälle mingi klausliga, et see on teie siseriiklik asi. Te peate ise sellega tegelema. Ei, asi pole sellest, sest kui see e-digiriik on nii kõvasti bränditud üles, siis absoluutselt kõik asjad kukuks täielikult kokku. Kõik, mis senini on üles ehitatud, kõik kukuks kokku. Ja me näeme, mis on nagu juhtunud, et kus seda kasutatakse. E-hääletussüsteemi. Mis nendes riikides toimub? Me ei pea minema kuhugi ajalukku, me võime vaadata siit üle piiri Venemaale. Me võime täpselt see Venezuela. Me võime vaadata sinna, mis seal tegelikult toimub. Kui me vaatame lihtsalt inimesi, kes seal elavad, kellelgi pole mitte mingisugust sõnaõigust öelda. Ega selle e-hääletusega on põhimõtteliselt võetud ära tahteõigus. Te võite karjuda teha, aga kedagi teid ei huvita, sest me näeme täpselt, kuidas meie meedia vaikib. Varro ja Anastasia tulid, tõid selle teema esile ja mis pärast juhtus? Mitte midagi. Kõik ei täiesti vait, keegi ei ütlenud ühtegi sõna ja see, kes jõudiski suuremasse pilti, hakkas see tsensuur pihta, et hakati inimesi kustutama. Et mis ma siia veel lisaks, et nagu sa küsisid, et aga mida seda teha? Nagu ma ütlesin, et teha tuleb kõigepealt seda, et kõigepealt me peame üldse tunnistama, kus see asi viltu läks. Ja see ei ole lihtsalt ainult minu selline ettekujutus, vaid see on kõigega nii, et üldse mõista, et mida parandada ja mida muuta, selleks me peame teadma, kuidas läks kõik viltu ja mis oli see põhjus. Ja siin on nagu üks tõesti väga hea näide, et kuidas seda asja nagu muuta, on välismeedia kaudu. Täielikult välismeedia kaudu ja need inimesed, see töö, mida Maik on juba teinud päris suures osas ära, on tegelikult päris suur asi. Et tõesti jah, me oleme koostanud siin, et Maik ja Mark Valdmaa, Maarjo Maripuu ja siis veel seal on neid inimesi, kes on koostanud selle 30 leheküljelise raamatu analüüsi. See seletab täpselt lihtsas keeles ära, mis imeloom on see e-valimine ja mida süvariik sellise süsteemiga teha saab. Et seda teksti on tõesti lugenud väga paljud, nii Poola, Ungari, Soome, veel riigid. Ja need on just need riigid, on saanud selle raamatu kätte põhimõtteliselt korraga, kus see liberaalne PR-süsteem enam ei tööta ja seda enam ei soovita näha mitte ühelgi tasandil. Eesti suur meedia vaikib, sest hääletus on tehtud riigi visiitkaardiks. Kriitikat peetakse maine ründamiseks.
kes kunagi kriitikat tegid, on tänaseks erakondadega seotud ja räägivad tõesti täpselt partei keelt. Nende elul ei ole oma hinge maha müünud ega sõltuvust süsteemist rahaliselt või poliitiliselt. Ja täpselt nagu ma ennem ütlesin, et miks Eestis on vaikus ja miks seda ei räägita, sest tõesti, see on, ma olen nagu uurinud ka, et siin on väga hea küsimus tuli, et ükskõik keda sa valid, mitte midagi ei muutu ühiskonnas. Tõesti, ja küsin, aga miks ei muutu? Siis sellele sellist nagu ühtset vastust ei tule. No sest ei muutu. See ei ole mingi vastus, sest ei muutu. Ja siis ma olen nagu uurinud siin seda omal käel ja väga tarkade inimestega siin nõu pidanud. Miks midagi ei muutu? Eestis sõltub väga suur hulk inimesi otseselt või kaudselt riigist ja selle ümber keerlevast rahast. Laenud, liisingud, riigihanked, ametikohad, projektirahad, kartus kaotada töö või maine. Paljud saavad aru, et lihtsalt, et e-valimistega on midagi valesti, aga vaata just nimelt väga vähesed julgevad seda avalikult välja öelda. Ja ma usun, et see ei ole rumalusest, vaid see on hirm. Et kui sul tõesti, ma täitsa mõistan seda, et kui sul ongi perelaen või sõltuvus tööandjast, otsustab enamik inimesi, et tõesti parem on vaikida. Nii hoitakse ühiskonda lihtsalt kontrolli all ilma ühegi tanki või nuiata. Piisab hirmust ja teadmisest lihtsalt. Ära parem sega ja maksa ja ole vaita. Et see on selles mõttes hästi nagu karm olukord ja kui nüüd võtta see nagu lühidalt kokku, Eesti e-valimised jätkuvad, sest neist on tehtud digireklaam, suur osa eliidist sõltub sellest loosungist, Maik Kallamuse raport ja minu enda peatükid näitavad mustvalgelt, et seda süsteemi ei saa ausalt kontrollida ja teised riigid on sama asja ära keelanud. Aga Eesti meedia vaikib, seetõttu jääbki tõe rääkimine nende hooleks, kes ei ole lihtsalt enda hinge maha müünud ega karda öelda, et praegu ei vali rahvas võimu, vaid kinnitab vaikides lihtsalt seda süsteemi, mis iseenda üle kohut ei mõistana. Ja see on nagu kõige kurvem kogu selle asja juures. Kuidas on ikka niimoodi, et e-valimised inimestele on nii palju selgitatud? Kui palju oled sina kirjutanud? Maik Kallamus, mina olen oma Kaguraadio saates, Ring FM saates sellest rääkinud. Ja ma ei tea, ma tean neid, kes on minu läheduses olnud. Ja inimesed lähevad ja valivad ja mitte vähem, vaid ikka aina rohkem ja teiseks neid ei saa kontrollida, sest 2 nädala pärast kõik need kettad lüüakse puruks ja mingisugust võimet kontrollida ei ole ja kujuta ette, terve Euroopa Liit ei saa sellise süsteemi peale mitte ühtegi lauset öelda, et seda ei tohi kasutada. Me oleme ju Euroopa Liidu liikmeid, kus on 27 liiget kokku meiega. No siin ongi see, et see just see hävitamine ongi kuriteo jälgede hävitamine, peitmine. Et miks nagu Euroopa Liit ei taha siia sekkuda, on see, nad üritavadki nagu seda sellega põhjendada, et et see on siseriiklikud asjad, aga mis on nagu see, et siia tulevad need Rooma õigus ja õiglus tulevad kõik sisse. Kõik see, mis agendat hakati siinpool Euroopas ja igal pool ajama pärast aastat 1950, ongi see liberaalne porno. Ja suur osa maailmas ei võta tõsiselt seda, kes on minetanud kõik need aastast 1950, kõik need väärtused, mismoodi kõik on loodud, kõik Vestfali rahuga, kõik asjad on paika pandud, et me võime mängida oma riiklust ja teha ja olla. Kuid me peame pidama ka teatud põhimõtetest kinni. Ja praegu, nagu me näeme, liberaalne pool, mingit õigustega, mitte ühtegi sihukest asja ei ole, on ainult tugevama võim ja kui sa seda ei järgi, siis ongi sinuga kõik sind tühistatakse. Et see on nagu nii lihtsaks tehtud see. Ja kogu maailm, me näeme ka, kuidas kogu maailm suhtub just nendesse meie nii-öelda brändi poliitikutesse, kõik need Kaja Kallased ja Zelenskid ja need kõik, kes käivad seal igal pool maailmas esinemas, kui julmalt neid on jäetud lihtsalt ukse taha. Neid ongi jäetud sõna otseses mõttes selle pärast ukse taha, et nad ei tea, kust on teie võim ja teie see maine ja teie mandaat on tulnud. Nad ei tea seda. Te ütlete, et teil on mandaat
aga mis asi on see mandaat, kelle käest olete teda saanud ja just seesama see 30 leheküljeline raamat, mida Maik on jaganud siin üle maailma usinalt, panebki õigustatult küsima neid küsimusi, et okei, sa tuled ja üritad siin nõuda ja et sõda ei lõppeks ja tapmine kestaks ja kõik on nagu tore. Aga selles raamatus saabki see pilt ette, et absoluutselt kõikidel poliitikutel, valitsustel puuduvad mandaadid, kes kasutavad e-hääletust. Ja maailm ei ole loll. Maailm lihtsalt tahab vaadata, kuidas need liberaalsed pooled mängivad ennast lõplikult nurka. Mart ja Martin süüdistasid Venezuelad, et see mõjutab meie e-hääletussüsteemi. Kas see on niimoodi? Absoluutselt, noh. See on tehtud täielikult selgeks. Noh, Maik on kõige täpsem inimene nendest rääkima, sest temal on need soojad paberid ja info on kohe seal nagu nina ees, kuna ta seal põhimõtteliselt Venezuela küll lähedal elab. Venezuela elektroonilise hääletuse õpiku näide sellest, kuidas süsteem on ära nagu mäkerdatud, sest Venezuela oli üks esimene riike maailmas, kus kogu valimissüsteem muudeti 2000 alguses elektrooniliseks, hääletus toimus masinatega, tulemused arvutati automaatselt, tarkvara tegi muuhulgas Smartmatic ja vot see sama asi ongi just see täpselt see, et noh, me jõuame veel sinna nii. See Smartmatic on see just see sama selle kõige kurja juur, et paberit just kui polnud vaja, kõik oli tehniliselt korrektne. Ja mis siis juhtus aastal 2005-2006? Siis juba raporteeris Euroopa Liidu valitsusmissioon äkki, jah? Et süsteem on tugevalt poliitilise kontrolli all. Seadusraamid valimisi segaselt ja valimiskomisjon ei ole usaldusväärselt sõltumatu. 2017 ütles näiteks, 2017 ütles Smartmatic ise avalikult, et ühe suure valimise osalusnumbrid on vähemalt 1 miljoni hääle võrra siis nagu üles võltsitud või üle võltsitud. Noh, saad aru, see inimene, mis hoiab ja käitab seda protsessi, ütleb ise ausalt välja. No ja ma arvan, et see 1 miljon oli toona, nüüd on need numbrid kõvasti suuremad. Ehk firma, kes masinad tegi, tunnistas ise, et numbreid keerati poliitilise tellimuse järgi, noh. Ja see nagu siin on nagu tõesti ka räägitud, nagu nüüd see Martin ja EKRE need teevad, muidugi nemad räägivad ka täpselt ainult nii palju, et hoida seda nagu inimese närvi üleval, aga vastustega, lahendustega väga palju sealt, noh, ma ei ole näinud. Võib-olla ma ei saa aru nendest peidutud sellisest vastusest, aga lihtsalt jah, et hoida seda pinget üleval, jah, et neil selles mõttes on tõesti õigus. Ja Venezuela on tänaseks elektroonilise hääletuse õudusjutt, süsteem, mis pidi olema läbipaistev, turvaline, muutus tööriistaks, millega võim kinnitas lihtsalt iseennast. Kõige parem näide on näiteks see, et ma vaatasin, see oli 2019 aasta, äkki see oli kevade kuu, kus oli see nende turvavõtmete loomise protsess. Kaamerad jooksid, kõik vaatlejad ja kõik need ID-mehed ja kõik olid kohal seal. Et noh, minu loogika on selles mõttes lihtne. Kui mina loon mingi asja, turvavõtme, mis on, ma olen selle südame loomise juures ja kui sõltumatu järelevalve, kui kaardid on valmis ja kui sõltumatu järelevalve tuleb, ütleb, et no nii, et kõik tundub nagu mõistlik ja kõik on nagu hästi, et kas ma saan ka siis nüüd siia allkirja, et see on nagu turvaline. Patsiga mees, IT-mees ütles, et ma ajan küll mingit allkirja mitte kuhugi. See sõltumatu vaatleja läks sinna edasi järgmise juurde, et kes annab allkirja ja lõpuks ta seisus nagu loll, kes et tuba, kõigil oli jumal ükskõik. Keegi ei pannud mitte kuhugi, mitte mingisugust allkirja alla. Ja see juba näitab ära, et meil on lihtsalt vaja ühte süsteemi, kuidas mitte järgida ei mingit põhiseadusega, mitte midagi, vaid ajada enda liberaalset agendat üle eestlaste, no lihtsalt eestlaste, venelaste, kes me siin kõik elavad, maksumaksjad. Et rahvusel ei ole enam absoluutselt mitte mingisugust tähendust. Venezuela puhul ongi Euroopal väga lihtne moraalne poos võtta. Näete, halb režiim, halb süsteem,
meile sellist asja ei toimu. Ja täpselt sama on öelnud Saksamaa, proovis, ei tahtnud, täpselt sama asja tegi Soome, Soomes on kodanikul veel jäänud ikkagi mingisugunegi sõnaõigus. Soome tegi 2008 tegi piloodi elektroonilise hääletamisega 3 omavalitsuses. Pärast leiti vigasid, osa hääli kadus süsteemi vea tõttu, ülemkohus kuulutas tulemused kehtetuks, hääletus tehti uuesti paberiga. Siin on kõik on faktid ja viited on olemas, et see ei ole nagu mingi selline niisama kuskilt välja imetud. Ja hiljem tõdes riigi töögrupp, et interneti hääletus ei ole mõistlik. Riskid kaaluvad kasu üles. Ja kuidas siis meie, need, kes meil praegu valitsuses on, keelduvad võtma tõsiselt mitu korda suurema riigi hinnanguid. Ja et sellest veel vähe oleks. Meil on näiteid väga palju. Ja siis tuli OSC, OHTIR tulid käima. Eesti läheb ikka teist teed. Interneti hääletus on tehtud riigi visiitkaardiks, esimene riik, digidemokraatia, pioneer, kõik on väga tore. Ja samas OSCE ütleb väga selgelt, et Eesti interneti hääletuse kohta tuleb üsna otsene vastus neil. Seadus ei ole piisavalt selge, kuidas tagatakse hääletamise võrdsus, salajasus ja vabadus internetis. Ma ei teagi, kas ma peaksin rohkemgi siia mingeid punkte tagama või lisama juurde. Absoluutselt mitte. Puutub sõltumatu, kohustuslik ja läbipaistev audit, mis annaks tavainimesele kindluse. Ja ikka me veel tahame hääletada. Tavakodanik ei saa sisuliselt kontrollida, kuidas hääled serveris liiguvad ja kokku loetakse. Ja me ikka veel ei tahame e-häält nagu. Minu peas on see nii 1+1 ja nii lihtne ja väga paljud tõesti saavad sellest aruna. See on lihtsalt, see on viisakas diplomaadi keel, aga sisu on sama, mida Saksamaa kohus ütles ja mida Venezuela kogemus kinnitas. Kui tavainimene ei näe, mis toimub, siis ei saa teda pidada lõpuni usaldusväärseks valitsemissüsteemiks. Ja mis ma siia veel lisaks näiteks, et miks siis Euroopa Liit Venezuelat noomib, aga Eestit mitte, oleks väga hea. Ja see on tõesti väga ebamugav, mida ametlikest pressiteadetest lugeda ei saa. Eesti on plakatipoiss ja Venezuela on patupoiss. Võime seda nii kirjeldada. Venezuela puhul on lihtne näidata näpuga ja öelda, et näete autoritaarne režiim, valimised läksid käest ära, halb. Eesti puhul on aastaid tehtud vastupidist. Euroopa Komisjon ja teised raportid kasutavad Eestit näitena, kuidas online voting töötab edukalt, ehk siis kuidas e-hääletamine töötab edukalt ja kuidas me oleme esimene riik, kes tegi seda suurelt. Mida kuradite? See on lihtsalt üks propaganda, mida konstantselt inimeste ajudesse süstitakse. Sellega me kõik teame, et kui sa räägid ühte valet piisavalt kaua, siis küll hakkavad inimesed seda ka peast lõpuks ette laulma ja ei hakka kahtlema. George Orwelli näide tuleb siia sisse. Ja tunnistada nüüd, et selle näidislapse süsteem on sisuliselt poliitiliselt haavatav ja tavainimesele läbipaistmatu tähendaks põletada maha terve edulugu, mida maailmal on aastakümneid püütud müüa. EL-il ei ole lihtsalt keelame ära nuppu. Valimiste korraldamine ja liikmesriikide pädevus. Euroopa Liit saab teha soovitusi, vaatlusmissioone, raporteid. Aga ta ei saa öelda, Eesti lõpetage see ära. Teisisõnu öeldes, Venezuela üle on mugav moraliseerida, sest ta on väljaspool klubi. Eesti on klubi liige ja seetõttu käiakse kikivarvuki. Näiteks see on topeltstandardid, digiturundus versus demokraatia. Euroopa enda raportid tunnistavad, et e-hääletus on riskantne. Enamik riike on sellest taandunud või pole seda kunagi kasutusele võtnud. Samal ajal kasutatakse Eestit kui näidet sellest, kuidas tehnoloogia võib olla demokraatia liitlane. See on täiesti selline... see on igati vidi loogika vastane kõik. Venezuela näitab, et sama tehnoloogia võib olla demokraatia kirstunael.
ja ma mõtlen nagu, kes me oleme ei keegi, me haugume, karjume igas suunas, me oleme pisikene, väikene koerakene, kes teeb hästi vastikut häält, mitte kõva häält, vaid sellist vastikut närve söövad häält. Ja me ei võta eeskujuks suuri arenenud riike. No, mis nagu toimub? Ja mida kõike see Eestile tähendab? Venezuelas näeme, mis juhtub, kui elektrooniline valimissüsteem pannakse poliitilise kliki kontrolli alla. Isegi firma ise tunnistab lõpuks, et numbreid võltsitakse. Saksamaa, Soome, Iirimaa, veel siin riigid, näeme, mis juhtub, kui põhiseadus ja talupoja mõistust öeldakse valimismasinatele ei. Eestis näeme, mis juhtub, kui samade riskidega süsteemist tehakse edulugu, mille üle kogu Euroopa endale pai teeb. Miks Euroopa Liit ei sekku? Sest ametlikult on Eesti edukas digiriik, uue aja demokraatia labor ja väga mugav näide, mida laval näidata. Mitte keegi Brüsselist lihtsalt ei soovi olla see, kes ütleb, võib-olla ehitame oma digimüüdi üles süsteemile, mida tavainimene tegelikult kontrollida ei saa, ei suuda. Ja maakeeli, kuidas ma seda nagu kokku võtta saaks, oleks täna on e-hääletus Venezuelas, seal on sama loogika. Must kast, poliitiline kontroll ja jutud tehnilisest turvalisusest. Me teame, kuidas see kõik lõppeb. Isegi Smartmatic ise tunnistas, et 1 miljon häält keerati üle. Saksamaa ja Soome vaatasid teemat ja nägid riski ja ütlesid ei. Meie valimised peavad tavainimesele arusaadavad olema. Eestis sama riskiga süsteemi, Eestis tehti sellest sama riskiga süsteemist hoopis edulugu. Digiriik, maailma esimene, mida veel Euroopa Liit ei sekku, mitte sellepärast, et siin oleks kõik õige ja korras, vaid sellepärast, et Eesti on nende porkad. Venezuela sobib hoiatavaks näiteks, Eesti sobib reklaamiks. Küsimus ei ole enam tehnoloogias, vaid sellest, kas julgetakse tunnistada, et plakatil on praod sees. Me teeme siit väikese muuskese pausi küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Toomas Paur ja minu vestkaaslane Lembit Silla. No sa rääkisid väga hästi, keegi polegi hästi rääkinud, aga ma küsin, et mis nüüd edasi saab, et varsti tulevad Riigikogu valimised ja reform võtab jälle, sest server on tema käes ja kui tal oli nüüd Eesti 200, mis nüüd laua alla kukkus, tuleb siis Eesti parempoolsed ja siis läheb meil elu veel hullemaks, et mida me nüüd teha saame, mida sa soovita, mida me tegema peame. Ja et rääkida, et ära e-hääleta, see ei maksa mitte midagi. See on väga hea küsimus tõesti, aga mida me saame teha? No? Me peame, kuidas nagu mina näiteks, mida ma olen nagu teinud, et saada sellest ängist ja sellest vihast üle. Ma olen hakanud lihtsalt mõtlema enda peaga ja igasuguse sellise tänapäeva, kui vanasti tehti propagandat, siis kõik said aru, vaata, see oli nii lame ja see oli kohe punast värvi ja kõik inimesed said aru, et see on propaganda. Aga tänapäeva propaganda on nii peen, on igal pool ja kui sa korra juba mõtled, et see on nüüd tõesti see, mida mul vaja on, siis tegelikkuses see nii-öelda nagu mõistuse parandaja ega mingi hinge-eeter ei aita sind tegelikult mitte kuhugi. Ma ei taha nüüd öelda, et lõpeta igasugune meedia lugemine, vaid lõpetad kõige uskumine, mida sa näed, mis sulle parasjagu tundub mugav. Ja sealt edasi hakkab alles juhtuma, kui sa lõpetad selle igasuguse selle meedia, mis sulle ette visatakse, et sa lihtsalt reageeriks, mitte ei hakkaks mõtlema, kui sa selle uskumise ära lõpetad ja hakkad küsima, miks, siis sa jõuad päris paljudesse huvitavatesse kohtadesse. Ja me peame hakkama tõesti, et mida nüüd nagu teha, tõesti sellel on hästi raske anda sellist ühest vastust. Kindlasti on see, ma ei kutsu inimesi üles tänavatele, aga inimestel on tõesti kohustus nüüd ja moraalne kohus seista selle eest ja lõpetada enda, nagu lause, mida ma olen aina kuulnud kogu aeg. Mina olen väike inimene, mida mina ikka teha saan. Lõpetage, visake need rumalad laused ära need peas. See ongi süsteemile kasulik, et
et me juba eos ise ennast nulliks ära. Mina alustasin väga lihtsalt, mul lihtsalt viskas kopa ette see kogu see pisendamine, inimestega ei saa arutada, tarkust kasutatakse ära, mitte et luua nagu korralikku ühiskonda, vaid selleks, kuidas kellegi pealt teenida. Kas see ei ole lahendus, et kui poleks lolle, siis poleks ka rikkaid. See ei ole õige lahendus, see ei ole õige suhtumine. Et tuleb jääda ise endaks, lõpetada ise kõigepealt vihkamine, siis alles lõpetab ka teine pool vihkamine. Praegu on kõik sassis. Ma tahan seda vihata, esiteks mulle antakse see suund, keda vihata ja mismoodi vihata. Ja siis loota, et kui nüüd sina ennem lõpetad, et siis hakkan mina päriselt rääkima. Ei, me peame ise endas lõpetama selle vihkamise ja me peame ise alustama endas. Küsima miks küsimust. Miks, kelle jaoks, mille jaoks ja mitte tundma hirmu. Just nimelt mitte tundma hirmu sellepärast, et kujutad ette need, kes praegu on siin upitanud endast igasugustele pukkidele ja positsioonidele, need inimesed tunnevad tegelikult ise veel rohkem hirmu. Need inimesed nad on moraalsed värdjad sõna otseses mõttes. Neil on nii must hing. E-hääletust ongi neile just sellepärast vaja, et nad saaks enda seda moraalitut elustiili peita ja varjata ja sundida teisi inimesi ja lihtsalt inimest, kellel on veel hinge jäänuks sees, sundida neid alluma. Kui meie lõpetame selle hirmu tundmise ära ja iseenese süüdistamise ja lõpetame kõige uskumise ära, mis meile raadio ja meedia ja igalt telekast, igalt poolt tuleb, kui me selle uskumise ära lõpetame, vaatame seda lihtsalt nagu naljasaadet, siis siis tekibki see mingigi muutus inimeste mõttes, sest praegu tänane poliitika kasutab psühhomeetriat väga tulemuslikult. See ongi, meie alateadvust tahtlikult väänatakse täiesti, seda rebitakse juppideks ja sinna istutatakse igasuguseid haigeid asju sisse. Me peamegi just, et mitte laskma süsteemil, kes praegu meil on siin juhtkohtadel ja valitsevad ja ärritavad inimesi ja panevad neid reageerima, me peame lõpetama nende uskumise. Vaatama neid kui lihtsalt nalju, kes on juba valega vahele jäänud ja naerma nende üle, sest naer on see, mis, seda ei saa keelata, kui see just ei pane seina äärde. Ja siis igaüks inimene peab hakkama ise tegutsema endaga. Aga siin, ma räägin, et sellel on nagu sellist rasket nagu ühest vastust anda, aga ma näen, et me peame tulema kuidagigi ikkagi andma märku, et me ei ole selle kõigega nõus. Muidugi praegune kõige parem orjandusmudel ongi see pehme kaelavõru. Veel on katus pea kohal, veel on toit ees. Mul on isegi veel soe on kodus. Kui me jäämegi niimoodi mõtlema, siis me ei saavutagi mitte midagi. Me peame laskma lihtsalt sellest laisast mugavusest lahti, sest see töö, mida me siin praegu teeme, Maik Kalamus ja Mark Valdman ja kõik, kes me siin oleme, me teeme seda enda näo, enda nime, enda aja, enda raha eest. Me ei sõltu mitte kellestki. Ma ei allu mitte kellelegi. Ja kui inimene võtab selle asja kokku, see algus on tõesti raske ja nii edasi, et mida keegi teine arvab, kellegi huvita absoluutselt kellegi teise arvamus, mida keegi teine arvab. Kellegi teise arvamus, see on üks kõige valem asi, mida inimesed teevad, on, et ehitame enda enesekindluse üles teiste arvamuse najal. No see on kõige valem asi üldse, mida teha. Sinu teiste arvamus ei maksa sinu arveid, ei vii su lapsi kooli, ei tee sulle hommikul, ma ei tea, kohvi või õhtuks süüa. See teiste arvamus on täiesti mõttetu. Et lõpetame selle igasuguse propaganda uskumise ja naerame nende peale, et näiteks väga hea näide on siia sellele
tuua, et tulin koju üks päev, naine küsib, et kuule, mis kuradi saade see on, et see on mingi naljasaade või? Ja mõtlen, et mis sa nagu mõtled, et mingi tujurikkuja või? Ei, mingi teine asi, umbes sama. Siis kerin tagasi, vaatan, kuule see on ju Riigikogu infotund. Et see on nagu tõsine asi või? Et see ei ole küll tujurikkuja, see on meie moraal. See on meie Riigikogu infotund, mis lihtsalt näitleb. Ja sealt ma nagu jäigi mulle see mulje, et lihtsalt tulebki võtta nagu naljana seda, et see on nii ajuvaba ja nilbe, et me ei saa uskuda. Muidugi meis on nii kõva karja mentaliteet sees, et meil lihtsalt on vaja järgida kedagi ja midagi nagu minna, et lihtsam on mitte oma peaga mõelda. Aga me peame hakkama oma peaga mõtlema, me ei saa tõesti järgida inimesi, kes ütlevad meile, kuidas me mõtlema peame, mida me mõtlema peame, keda me vihkama peame, miks me peame kannatama kõike seda, mida meile ette täna söödetakse. Selge, no nüüd lähme järgmise küsimuse juurde. Sa ise oled öelnud, et oled väliseestlane, elad eemal ja ei ole kunagi Eestile ust selja taha kinni löönud. Miks muretsevad sinusugused väliseestlast vahel isegi rohkem kui Eesti käekäigu pärast kui need, kes iga päev siin elavad? Ja kuidas see sinu teravust ja süsteemi kriitikat üldse kujundanud on? See on, kusjuures on väga hea küsimus. Ma selle aasta jooksul on kuidagi nagu niimoodi juhtunud, et me oleme väga paljude huvitavate väliseestlastega kokku põrkanud. Või hakkan nagu suhtlema ja läbima ja üks ühine joon, mis nagu seal on, keegi ei ole kellegi peale kuri. Keegi ei tunne, et kurat, et sul läheb nüüd paremini, et ma pean kuidagi sulle nüüd see mingi kepi kodarasse viskama või midagi nagu tegema või mingit, ei ole nagu ülinormaalsed inimesed on igal pool, kellega ma olen nagu kokku põrganud. Ja see ongi nagu hästi selles mõttes põnev, et et me võime küll eemal elada, aga tõesti jah, et kust ei ole seljadaga kinni löödud. Et miks just väliseestlased rohkem muretsevad kui need, kes siin iga päev elavad. Sellepärast lihtsalt, et distants on kainestav. Kui ma elan näiteks Soomes või kus Norras või kus iganes Hollandis, siis ma näen väga selgelt, mis asi on normaalne ja mis asi ei ole. Et sa näed, kuidas riik saab toimida nii, et seadus kehtib päriselt, mitte ainult deklaratsioonis. Näed, kuidas ametnik kardab seadust, mitte ainult ülemust. Ja siis tuled korraks Eestisse, vaatad ringi ja näed samad näod, samad skeemid, samad jutud, ainult lihtsalt loosung on uus. Ja siis ma ei tea, teine asi, et inimene, kes elab iga päev siin sees, Eestis sees, selles propaganda, ma pean siin sõnu valima, selles propaganda jamas, nad on lihtsalt päsinud. Nad on apaatseks muutunud kõik. Tal on oma arved, ellujäämine, ta ei jõua iga jama analüüsida, ta harjub ära, mis teha, nii on, aga väljast vaadates mina ei ole selles aurukatlas sees või selles pajas, kus meid keedetakse aeglaselt nagu konnasid. Ehk jah, et ühesõnaga ma ei ole selles pajas sees. Ma näen, et see supp on juba läinud kõrgema ja see teebki räigelt teravaks. Ja põhiseadus ütleb ka väga selgelt, et kui sa näed, et sinu riigi kurss on sõna otseses mõttes suunaga kuristikku, siis on see iga kodaniku kuradi moraalne kohus teha hääl. Vahet ei ole, mis on sinu haridus või mis ei ole, mis diplom sul on. Iga inimese moraalne kohus on teha häält ja öelda, mis asi on õige ja mis asi ei ole. Ja kui ma väljas elan, et ma ei ole iga päev tõesti sellest korist sõltunud. Ja kolmandaks, asi on ausalt öeldes nagu ka pigem süütunne. Et meesugused, kes me oleme pidanud siit nagu ära minema, me teame väga hästi, miks paljud lähevad ära. Et ei saa lihtsalt enam normaalselt elada. Ja siis sa vaatad kõrvalt, kuidas sama riik, kus inimesed ära voolusid, hakatakse seest poolt tõesti nagu veel tehnoloogia, sõja, hirmu abil veel neid nagu alla suruma.
et kui sa pärast seda ka vait oled, siis miks üldse olla Eesti kodanik, noh? Et see on, ma räägin, see on kodaniku moraalne kohus teha suu lahti. Ja noh, võib-olla ongi see parem, et miks ma selle suu lahti teen, et kuna mul puudub selline nii-öelda pedagoogiline diplom selja taga, aga ma lähtun nagu tarkadest inimestest ja väga sügavalt ajaloost, siis noh, ma võin niimoodi rääkida ja siit tuleb minu teravus. Ma ei pea muretsema, et oi kurat, et nüüd mu diplom viiakse minema, et nüüd ma olen kohe automaatselt loll valmis. No. Mina saan iga päev targemaks. Me ei ela hirmus. Ja lõpuks päris eestlane saab endale lubada üht luksust, mida paljud siin ei saa. Me ei ole lihtsalt selles süsteemis paigal. Me ei kuulu parteisse, meil ei ole projekti rahasid ja me ei peagi sellepärast vait olema. Sellepärast ma saangi rääkida nii, nagu räägin, mitte sellepärast, et ma oleks parem või lihtsalt püham, et mul on natuke rohkem vabadust mitte pugeda. Et selle ma võtaks selle koha pealt kokku. Ja viimane küsimus, sest aeg lendab kiiresti. Sa ise oled öelnud, et väliseestlased, kes on siit minema läinud, et selgita palun lõpuks väga otse, kus me sinu hinnangul tegelikult hetkel elame ja kas vaba Eesti või peenemas versioonis samas süsteemis, mille meie esivanemad mitte ainult ei pagenud, vaid ka surid. See on selles mõttes on see üsna karm. Eesti ei ela selles mõttes vabas ühiskonnas. Eesti elab täpselt selles, see on lihtsalt selline uus pakend. See on uus pakend, kuidas ma nüüd keskendun sellele, nii. Et ma arvan, et aus vastus on tõesti jah, et me ei ela vabas Eestis. See on lihtsalt peenemas, ilusti lõhnastatud versioon süsteemist, kus meie vanavanemad tõesti jah, põgenesid, paljud surid. Ja nagu ma ennem ütlesin, et tõesti siis oli propaganda vähemalt aus oma labasuses näiteks. Plakat oli punane, loosung oli punane ja inimene sai aru, et sind töödeldakse. Et minu jaoks on piirjoon väga selge. Kõik, mis on pärast aastat 1950 siia peale ehitatud, on olnud üks ja sama liberaalne pornograafia, mille pärast ei ole inimest mille eesmärk ei ole inimest vabastada, vaid ta täielikult ära nüristada. Et mitte ainult selles pornograafia mõttes, vaid kogu kultuuri sügavuses. Siin on tarbimisporno, vägivallaporno, eneseuppitusporno, kõik selleks, et lõhkuda, tappa, rebestada inimese vaimu ja hinge ja tema tervikut. Et siit ei pea nagu abi otsima, et kõige parem näide on see, et kui me avame hommikul raadio, ma olen juba enne kohvi ära joomist juba närvis, sest sealt tuleb ainult viha, palju keegi suri, palju põles, palju vägistati, palju tapeti. Just sellise viha uudiste, sellega just lõhutaksegi inimese vaimu ja hinge, kõige selle just vihaga. Haridus on selles loos näiteks võtmetükk. Mingil hetkel tehti väga teadlik otsus, et lõpetati ära see, mida võiks näiteks päris hariduseks nimetada. Psühholoogia, kriitiline mõtlemine, kodanikuõpetus, kõik, mis aitaks inimesel iseendast aru saada ja oma emotsioonidest aru saada. Ja süsteemile vajadusel ei öelda. Lükati kõik, võeti need maha, lükati tahaplaanile või lihtsalt lahjendati. Õpetati käske, mitte mõtlemist, õpetati kohanemist, mitte vastutust. Inimeselt võeti ära õigust tahta. Tekkis põlvkond lihtsalt, kellel on miljon soovi, aga ei ole oma tahet. Ja kui inimesel ei ole enam sisemist tahet, ei taha, siis teda on väga lihtne juhtida läbi hirmu ja dopamiini. Täna on kõik pakendatud Euroopa väärtuseks, silt on ilus, sisu on see, et sul ei ole enam õigust oma hinge peale. Sul ei ole enam õigust öelda, miks miski on vale. Kui süsteem ütleb, et see on õige, siis nii see on. See, kes kahtleb, on äärmuslane, vandenõuteoreetik või Kremli, mis iganes kasulik idioot. Ja sama käib täpselt ka riigi ümber.
kõige kavalam trikk ei ole loosung, vaid vaata siin ongi nüüd, et mis ma ennem just ütlesin, et see inimese tahe on ära võetud ja see hakkabki täpselt siit kohast pihta, mida ma just nüüd ütlen. Et kõige kavalam trikiga oligi see inimese tahte äravõtmine oli Nõukogude passidelt Eesti passidele üleminek. Ja seda müüdi lihtsalt kui iseseisvumise pidupäeva, vaheta pass, oled vaba. Tegelikult on rikutud siin nii palju seadusi ja absoluutselt kõike. Uus dokument, uus number, vaid vaikne režiimi vahetus paberil lihtsalt, millega rikuti nii palju reegleid, kui vähegi võimalik ja inimene tehti selle kõige osaliseks ilma, et talle kordki ausalt öeldakse, mis tegelikult toimub. Ja selle ühe lihtsa passi vahetusega anti ära see parasem õiguslik positsioon, olgu see kui segane tahes, aga ja astuti uude süsteemi, mille reegleid ei selgitatud, aga mille vastu hiljem enam vaielda ei saa. Rooma õigus ja Vestfaali loogika küsivad alati kahte asja. Et kust kohast tuleb sinu võim ja kust tuleb sinu mandaat. Kes volitas sind rahvast esindama, kes andis sulle õiguse rahva nimel lepinguid sõlmida. See on vana maailmakord enne, nagu ma ennem jälle just mainisin, et see on vana maailmakord enne 50. aastat. Vähemalt siis oli see põhimõte sellisena olemas nagu. Ja meie üleminekul tehti vastupidi. Rahvalt ei küsitud, rahvale ei seletatud, tehti tehniline operatsioon, siin on uus riik, siin on uus pass, allkiri siia, järgmine. Ja inimene arvab, et ta astus vabadusse. Tegelikult astub ta lihtsalt süsteemi, kus tema tahteõigus on juba eos ära lõigatud. Kõik edasine seadused, lepingud, kohustused, et hakkavad kehtima selle uue dokumendi kaudu. Ja kui sa täna lähed kohtusse või tänavale ja ütled, mina kui rahvas nõuan, siis juriidilisel tasandil sind rahvana ei eksisteeri. Sa oled isik, resident, kodanik. Kõike seda, kuidas süsteem sind defineerinud on. Ja see just sellepärast ongi see nii peenelt mängitud, kui sa hakkad süvariigile päriselt vastu, mitte ainult näiteks Facebookis või vaid dokumendi ja templiga, siis tõmmatakse küll näod paljaks, aga kohtusaalis jõuame alati täpselt sinna sama punkti. Sul puudub õiguslik alus nõuda sinu tahet rahvana arvestataks. Sa oled lihtsalt süsteemi jaoks klient, mitte peremees, lepingu osaline, mitte lepingu andja. Et me peamegi süübima päris palju ajalukku, et just saada aru, kust maalt kõik asjad on lohisema läinud, et saada seda mingitki vastust, kuidas edasi käituda. Ja kui me läheme ilusti sinna ajalukku, me saame väga palju väärtuslikku informatsiooni. Et see kõik see tänapäeva liberaalne väärtusruum ei tulnud tühjast kohast. Ta seisabki kahe täiesti erineva vundamendi peal. Ühes otsas on Vestfaali rahu ja klassikaline Rooma õigus, vana maailmakord, kus vähemalt põhimõttes kehtib küsimus, et kust tuleb sinu võim ja kust tuleb sinu õigus. Teises osas on see, mis loodi pärast 50. aastat, uus liberaalne pornotööstus ideede tasemel, ideoloogiline sitt ja okse, mis lihtsalt on pakendatud inimõiguste progressi ja tolerantsuse paberisse, et suur osa maailmast vaatab seda kõike pealt ja lihtsalt ei osta seda ära. Et me näeme välispoliitikas, mis toimub. Nad ei ütle sulle seda viisakalt nagu pressiteates, nad lihtsalt teevad omi käike. Pea meie ühesõnaga, et sellepärast ma ütlen ka meedia tarbimise kohta väga lihtsalt. Lõpetage uskumine, mitte lugemine, vaid uskumine. Ükski uudis, pressikas, ükski suur lugu ei tule neutraalsest kohast. Kõik on osa sellest samast narratiivist, mis algab siis, kui sul paluti lihtsalt pass ära vahetada. Kui sa oma pead ja oma hinge ei hoia, tehaksegi sinust lõpuni see sama, et kõigepealt võetakse sinult tahteõigus ära, siis nimetatakse seda vabaduseks. Ja siit ma jõuan tagasi alguse küsimuseni. Kas me elame vabas Eestis või peenemas versioonis samast süsteemist?
mille eest meie vanemad põgenesid, surid. Minu vastus on üsna lihtne. Me elame süsteemis, kus vabaduse silt on küljes, aga õigust rahval tegelikult ei ole. Lembit, ma tuletan, meie aeg saab täis, ütle minuti jooksul nüüd kõik ära, mis sul öelda on. Et meid juhib mitte vaba rahvas, vaid kombinatsioon vanast Roomast, õiguse skeemist ja uuest 50. aastasest liberaalpornost. Kui me seda endale lõpuks ausalt ei ütle, siis ei ole mõtet ka rääkida, kuidas me midagi tagasi võtame, sest enne tuleb aru saada tõesti, kust me üldse tuleme ja millal me selle käest ära andsime, et lõpetuseks ärme usu kõike, mida meil kästakse, hakkame ise küsima, miks, lõpetame vihkamise ise kõigepealt ja siis hakkab alles tulema ka vastuseid. Aitäh sulle, Lembit, ja see oli väga sisukas ja hea jutt sinu poolt ja ma loodan sinuga veel edasi teha neid saateid. Aga nüüd ma soovin sulle ja su perele ilusat adventiaega. Aitäh te, head Kagu Raadio kuulajad, see oli Toomas Pauri autorisaade ja kõige tähtsam on see, et kuulake, mis targad inimesed räägivad. Suur aitäh ja kaunist adventiaega kõigile. Toomas Pauri autorisaade.